Tere tulemast elamumessile. Me oleme teiega ühes väga erilises majas, väga erilise inimesega. Kristo, tere tulemast. Tervist. Kas sa saaks natuke meile rääkida endast kõigepealt? Arhitekt olen ja käinud läbi erinevatest büroodest, aga täna siis praktiseeriv arhitekt Makespace arhitektuuri- ja inseneribüroos. Ja Makespace'is me ongi insenerid, arhitektid kõik koos ja me läbi selle siis teeme ilusaid ja toredaid projekte. Ja nagu ka täna siin see Valge Maja on väga ilus näide, et kuidas arhitekti visioon siis kannab kaasas ka inseneri lahendusi ja selle Valge Maja näitel on need küll hästi lihtsalt välja tulnud selles mõttes, et maja on selline kujult lihtne ja paigaldus oli ka väga kiiresti, et siin tõesti toimis nii tellija ja ehitajaga ja kõik see side oli hästi tore. Aga ma ise olen kuidagi läbi selle, et me nüüd Makespace'is teeme palju puithooneid, siis ka varasemalt õnnestunud just puitmajadega hästi pidigi kanda kinnitada, et on Põlvas üks kortermaja juba torkarhitektidega koos tehtud, on valmis saanud, on erinevaid eramuid on valmis saanud igal pool mööda Eestit juba. Ja tõmmetas alati selline tellija, ehitaja, arhitektide, inseneride koostöös side ja et ikkagi seda detailsust taga ajada, ütleme nii, et see on see, mis mulle ka tegelikult meeldib, et mitte lihtsalt teha asja pärast, aga et teha ilusaid, vastupidavaid, kvaliteetseid hooneid ja mis tõesti nagu ka sellele omanikule või siis nagu kes iganes see tellija on, siis kas ta on eramaja või ta on avalik hoone, on siis lõpuks kõige paremas võtmes just aitab teda. Kas see on pigem erand, et arhitekt saab näha oma silmadega täiesti valminud maja, istuda selle maja sees või see on igapäevane asi? Igapäevane kindlasti ei ole, aga meie valdkonnas juba on paraku see, et need protsessid ja see etapilisus on niivõrd pika aja peale, et üks projekt algul hakkame joonistama seda ja see lõpuks võib valmida alles mitme aasta pärast. Jah, on erandeid nagu ka see konkreetselt Valge Maja, väga kiiresti jõudsime tellijani ja ehitamiseni ja seda kõike on aidanud kaasa muidugi elamumess. Aga jah, tõe mõttes igas majas ei õnnestu niimoodi istuda ja nautida siis lõpuks mis siis valmis sai, et muidugi kutsutakse küll ja objektil käime päris tihti, aga sellist nautlemist on ikkagi vähe veel. Kas puidust majad on praegu trendis Eestis või kuidas sa seda hindaksid? Oleneb muidugi kelle vaatevinklist selle vaadata seda, et meil Makespace'is on väga palju, me projekteerime väga palju puidust hooneid, aga me oleme ka tuntud tõenäoliselt kõige enim just selle poolest, et meil on vastav spetsialistide hulk, et me suudame nüüd teha lisaks inseneri lahendustele, mis siis varasemalt oli Makespace'is, ka nüüd juba paar aastat arhitektuuri pakume omalt poolt, et just see koostöö ja koos tegemine ja nendest nüanssidest arusaamine juba nagu väga varase staadiumis, et ma arvan, et see on see hea võti ja ikka meeskonnatöö, et arhitekt üksinda nagu ikka ei teeks mitte midagi, et au ja kiitus kõigile kaastegijatele, et nagu elamusmeeski tegemist on väga paljude erinevate inimestega koostööga, aga kui siin elamumessi territooriumil ringi vaadata, siis Valge Maja paistab silma ja eristub teistest. Kui sa mõtled tulevikutrendide peale, kas Valge Maja on sellise suuna näitaja ka Eesti arhitektuurilisel maastikul? Tahaks öelda, et elame näeme,
aga eks siin on võib-olla natukene olnud see, et meil on arhitektide valdkonnas või sellises nii-öelda ringis on jah, see, et on nagu pikalt nüüd juba nagu sellise musta vaimustus, et vanasti, ütleme kümneid aastaid tagasi oli see nii-öelda valge see, mis nagu pidi olema ja igal pool nagu väga esinduslik, et võib-olla nüüd see ring hakkab kuidagi tagasi tulema. No mina seda ei tee, isegi täna see, et me tegime Valge Maja, see ei olnud mingist trendist kinnihakkamine, see oli puhtalt nii-öelda selline pooljuhuslik õnn, et me tegime koos selle hoone projekti ära ja lihtsalt viimistlusena kohe algusest peale tuli see nii-öelda helge, valge tonaalsus juurde. Et ja noh, siis me ikkagi läksime täismängu peale, et kõik on valge. Ja noh, okei, meil on fassaadis on muidugi puitu, mis ei ole täiesti valge, aga noh, ikkagi valged viimistlusmaterjalid nii sees kui väljas kõik domineerivad, et eks ma arvan, selle maja võti ongi see, et siin nii-öelda kõik viimistlusmaterjalid omavahel sulanduvad vaikselt ja et ei ole väga palju sellist kirjusust ja et on helge ja hea tore olla siin. Aga kui palju arhitekt üldse saab kaasa rääkida, mis siis lõpuks sinna maja sisse tuleb? Eks arhitekti kuulatakse ikka ja ütleme, see on väga oleneb muidugi tellijast ja oleneb hästi palju erinevatest maitsetest, eks, aga me saame soovitada. Meie küll arhitektina ei tee igat projekti sisearhitektuuri ka, kuigi puutume ka sellega kokku, aga selleks on ikkagi sisearhitektid ja tunnustus neile, et koos nendega me teeme erinevad projekte ja et jällegi koostöö, et nemad teevad seest, me teeme väljast ja kokku tuleb ilus maja. Elamumessi jaoks Valge Maja ei pidanud olema ainuke, mis on sinu kolleegide poolt projekteeritud. Räägi natuke Viivist ja sellest kontseptsioonist ja võib-olla võrdle kaks maja omavahel. Jah, siia kõrvale krundile siis oli tegelikult plaanitud ja tänasel päeval isegi veel ehitusjärgus, aga ehitus peaks lõppema selle aasta lõpus. Üks teine eramu ka sellise mõttes nagu natukene mahult suurem, 160 ruutmeetrit netopinnaga, aga stiililt üsna erinev, et noh, mitte need on taotluslikult olla nagu erinev, aga lihtsalt selle Viivu projekti me tulime algul tegemagi, et Maidu kutsel, et üldse osaleda ja selles mõttes selle projektiga oli nagu tore, et Maita on siis meile vabalt käed ja tegelikult kuna meil ei olnud lõppklienti, kellel seda teha, et siis olid ka minul vabalt käed, et mida teha. Ja eks siin on sees lõpuks minu varasem nii-öelda töökogemus, minu mingid sellised eelistused või mida ma nagu, millest ma lugu pean. Noh, nagu näiteks selle Viivu eripära on see, et tal on 2 kelpkatust, mis on tegelikult väga toredad, et sa saad seda väliruumi nagu välist mahtu sellega ilmestada. Samal ajal ta annab sulle seda mõnusat pea nagu laekõrgust sees on ju. Et ja noh, kui vaja jällegi saab panna lameda riplae, et need võimalusi tegelikult on hästi palju. Lihtsalt selle Viivuga komplekteerisime sellise toreda Japandi stiilis maja, et ma väga loodan, et me saame selle valmis toredalt ja siis saame juba sellest rääkida täpsemalt. No aga 2 aasta pärast on Elamumess uuesti tulemas ja siis Viiv on kindlasti selleks ajaks valmis ja saame sinna sisse vaadata. Elamumessi kontekstis räägitakse hästi palju tulevikumajadesse. Mis sa arvad, milliseks kujuneb arhitektuur 50 aasta pärast? Jah, see on jällegi nii hea küsimus, et need sellised tehnoloogilised arengud siin ju muutuvad niivõrd kiiresti, et ka Valge Maja on saanud abi läbi tehisintellekti. Alguses me koos siis tehisintellektiga komposiseerisime erinevaid visuaale ja läbi selle me ka natukene vaatasime, kuidas, mida teha ja
et noh, ma arvan, et see visualiseerimise pool just majade, mitte ainult eramajade, vaid üleüldse arhitektuursel loomingul siis kasvab selles osas, et see tehisintellekt paraku või õnneks on siis selline tore sell, et ta ja võtab hästi palju infot ja paneb kokku ja pöörab mingeid ideid teistpidi ja siis lõpuks tuleb hoopis mingi asi välja, mida keegi ei osanud nagu näha. Aga noh, see ei ole muidugi nagu lõplik toode, et me sellest nagu saame arhitektidena võtta seda järgnevat inspiratsiooni, et luua midagi uut ja lihtsalt nagu meie mõtteid panna ka nagu teistpidi keerlema või mõtlema, et see on selles mõttes näen, ma ei tahaks nagu midagi siin uskuma või arvama küll hakata, et nii või naa läheb. Kas sa ise oled saanud natuke ringi vaadata ja teiste arhitektide töödega tutvuda? Mis on sinu lemmik, kui sinu enda maja välja arvata? Minu lemmik, no muidugi Tomomi Hayashi on staar siin Oas majaga. Aga mul on endal tegelikult kahju, et ei saanud valmis meil siin kõrval olev ka CLT puithoone, mis ma käisin seal sees, seal tegelikult oli too õhtu just galerii avamine olnud ja see ruumitunnetus kuidagi oli väga sümpaatne, et ma ei tea, kas see on see puit, mis mulle endale meeldib või see on need kõrged laed või tegelikult see, et see hoone oli siis moodustatud sellise nagu U-kujulise vormiga, et kui meil siin see Valge Maja on pigem rohkem ruut või siin saab juurde nagu saunamooduline ka L-kuju moodustada ja Viivmaja on samuti L-kujuline, siis selline U-vorm majal, elumajal loob sellist nagu ka mõnusat hubasust just seal nagu hoovi pool. Ja see, et see ei olnud päris valmis, võib-olla see on ka selline väike vimka, et see oligi tore selline nagu teistmoodi tunne seal sees. Miks inimesed peaks Elamon Messile tulema? Tulge! Ja ma väga soovitan, et tulge, et siin on tõesti inimestele, kes ei puutu meie ehitusvaldkonnaga, arhitektidega, inseneridega iga päev kokku, et siin on tegelikult ka neid erinevaid nüansse ja võimalusi avastada, saada just teadmisi juurde selles valdkonnas, sest et uskuge mind, see nagu valdkond on väga sügav ja neid võimalusi on täna erinevate tehnoloogiatega väga-väga palju. Et meil kõigil on omad soovid, omad tundmised, et siin on lihtsalt see koht, kus te saate nagu väga eksklusiivselt näha just kõige uuemaid lahendusi ja miks mitte siis võtta siit šnitti ja proovida enda kodus neid lahendusi siis tuua. Nii et olete Elamon Messile väga oodatud. Kristo, suured tänud sulle, et sa leidsid aega meiega vestlemiseks, et sa nii ägedaid asju lood ja ma loodan, et me näeme sinu loomingut veel ka järgmisel ja ülejärgmisel Elamon Messil. Aitäh!